halleluuja, tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Kes jõuab ära rääkida issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike tema kiitust. Õndsad on need, kes peavad tema seadusi ja kes teevad õigust igal ajal. Mõtle minule, issand, su head meelt mööda oma rahva vastu. Tule mind katsuma oma abiga, et ma näeksin su valitud rahva het põlve ning rõõmustaksin sinu rahva rõõmuga. Me oleme pattu teinud nagu meie eesisad, me oleme teinud paha ja olnud õelad. Meie eesisad Egiptuses ei saanud õieti aru su imetegudest ega pidanud meeles su suurt heldust, vaid tõrkusid su vastu mere ääres, Kõrkja mere ääles. Aga tema päästet nad oma nime pärast, et ilmutada oma vägevust. Ta sõitles Kõrkja merd ja see sai kuivaks. Ta talutas nad ürvetest läbi otse kui kõrbet mööda. Nõnda ta päästis nad vihamehe käest ja lunastas nad vaenlaste käest. Veed matsid nende rõhujad, ei jäänud neist üle üht ainustki. Siis nad uskusid tema sõnu, nad laulsid temale kiitust, kuid varsti nad unustasid tema teod ega jäänud oodama tema nõuad, mis suur himu süttis neil kõrbes ja nad kiusasid Jumalat tühjal maal. Siis andis tema neile, mida nad palusid, aga läkitas tõve nende sekka. Ja nad kadestasid leeris Moosest ja Aaronit, issanda pühitsetut. Aga maa avanes ja neelas Daatani ja matis kinni Abirami jõugu. Ja tuli loitis nende jõugus lekk-lõõma sõelate kallal. Nad tegid vasid ka Hoorebi mäe ääres ning kummardasid valatud kuju. Nad vaetasid oma aulise rohtu sööva härja kuju vastu. Nad unustasid Jumala oma päästja, kes oli teinud suuri asju Egiptuses. Imetegusid Haamimaal, kardetavaid tegusid Kõrkja mere ääres. Siis ta lubas nad hävitada, kui poleks olnud Moosest ta valitud, kes astus kalju lõhesta palge ette, et ära pöörata tema vihalegi. Pärast nad põlgasid ära kalli maa, ei nad uskunud tema sõna. Siis nad nurisesid oma telkides ega tahtnud kuulda issanda häält. Aga tema tõstis oma käe nende vastu, et neid hukutada kõrbes. Ja et nende seme langeks pagana rahvaste sekka ning neid pillutataks mööda maid. Siis nad astusid liitu Balpeoriga ja sõid surnude ohvreid. Ja ärritasid teda oma tegudega ja nii tungis taud nende kallale. Siis Piinehas astus esile ja pidas kohut ja Daudile pandi piir. Ja see arvati temale õiguseks põlvest põlve igavesti. Nad vihastasid teda Meriba vee ääres, nõnda et Mooseski sai kannatada nende pärast. Sest nad tegid ta meele väga kibedaks, nõnda et ta huultele tulid mõtlemata sõnad. Nad ei hävitanud rahvaid, keda issand oli neid käskinud hävitada, vaid nad segasid endid pagarahvastega ning õppisid nende tegusid. Nad teenisid nende ebajumalaid ja need said neile püüniseks. Nad ohverdasid oma poegi ja tütreid kurjadele vaimudele ja valasid süüta verd maa reostati veresüüga ja nad rüvetusid oma tegudest. Siis süttis issanda viha oma rahva vastu ja tema päris osa sai jäledaks tema meelest. Ja tema andis nad pagana rahvaste kätte ning nende vihamehed valitsesid nende üle mitu korda. Ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde. Aga ta vaatas nende kitsikusele ja kui ta kuulis nende halisemist, siis ta meenutas oma lepingut nendega ja ta kahetses oma suurt heldust mööda. Päästa meid, issand meie Jumal, ja kogu meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime.
ja kiidelda sinu kiitmisega. Tänu olgu issandale, Iisraeli jumalale, igavesest ajast igavesti. ja kõik rahvas öelgu aamen, halleluuja.